Tervist, te vaatate treeningpäeviku teist osa, minu nimi on Andres Luidre. Tänases osas on Jaanus Teppan ja järgmise nädala osas on Margus Silbaum, kes räägib toitumisest, mis on väga oluline asi spordi juures. Ja minu enda soovitus oleks, et 2 nädalat sundige ennast trenni minema, kui te ei viitsi. Sest peale 2 nädalat minu puhul vähemalt oli niimoodi, et mul tuli nagu trenni isu, et ma tahtsin nagu iga päev juba minna ja teha, et kindlasti 2 nädalat proovige ennast sundida. Et võtaks siis äkki mida kuu aega, ütleme nüüd 3 nädalat, et keskelt läbi kuidas teha, kui 3 korda nädalas, mida võiks teha? No praegu mida võiks teha on kindlasti see, et üks päev võiks pühendada siis selline lühiaegsem jooks, käik segi, olenevalt siis tasemest, olenevalt kehakaalust ja võimalustest, sest paljudel võib-olla on ealised iseärased põlved või jalalabad kuskil on haiged, et tuleks nagu keskenduda käimisele, mis on suhteliselt pehme. Võib ka ratas sõita, aga ratas siis muutub see aeg nagu 3-kordselt pikemaks kuskil. Üks päev võiks siis samamoodi väike soojendus, jõuharjutused võiks olla oma keha raskusega või siis väikeste lisaraskustega ja hästi palju kordusi. Ja üks päev nädalas võiks siis viibida väljas kuskil, kuidas kellelgi nagu võimalused on ja kuidas ta ennast tunneb, et 1,5–2 tundi sellises värskes õhus rahulikult liikuda, et oma ainevahetus nagu korralikult tööle panna. Võtate ette kätte ja siis lihtsalt külki raskelt niimoodi. Jah, lased siin pool külki, aitab jah. Üle pealt ka. Nii, nüüd sa võid selle kivi kätte jätta, ma näitan sulle ette harjutused ja teed suuri kergeringe. Rahulikult. Ühele poole ja teisele poole. Päris seljale, mis päris hea? Ja, see on nüüd kivi raskes. Tõmbad siia rinna juurde niimoodi, oli jalad harkis, tõmbad rinna juurde, jah? Nii, jätame nüüd lindi peale. Hoia nüüd kõvasti kinni. Nüüd tõstad siit tagant pea kohale, vaatad lahti lasi siis. Võt tagant ja pea kohale ja niimoodi ka 3-4 liigutust. Ja puude raiumine üles, aga hooga üles. Hopp. Ja jalge vahetab läbi. Hopp. Nii. Aga jalad on niimoodi? Ja. Nii nagu suuskade pea. Aeglaselt, õla kõrgusele ainult. Ainult õla kõrgusele, see läheb üle pea. Võid küljega ka keelata. Ära üle õla lase. Liiga kõrgel läheb. Vaheldumisi, teine käsi taha. Nii nagu suusatad. Nüüd te paariks tõuge ka. Hästi aeglaselt. Hästi aeglaselt üles, hästi aeglaselt lased alla. See ongi põhimõte. Aga kas nüüd teha siis seda 6 aega järjest täpselt sama programmi või nagu tõsta natukene? No, ma arvan nii, et esimesed 2 nädalat võiks enda jaoks nagu teha sellise standardi, et mingis välja kujundada mingi ring, mida ma jooksen või käin. Teil on seal kell käe peal, te saate kontrollida, kas te läbite kiiremini aeglasem, ei tea, võib-olla jäävad lihased kangeks või mida iganes, et saab nagu hakata ennast kontrollima. Ja paljud, kes on käinud näiteks spordiarsti juures või kellel on olemas pulsikellad, et võiks ka nagu konsulteerida, milline võiks olla see südamelöögi sagedus, millega seda treeningut teha, aga selline põhiline soovitus on see, et ärge üle pingutage, sest selle treeningu käigus te peaksite suutma täiesti vabalt rääkida. Kui te ikka ei suuda vabalt rääkida ja hingeldamine segab teie nagu rääkimist, siis tähendab tempo on teile liiga kõva valitud alguseks.